tere, tere, tere! Saade Börsijutud alustab taas kord pärast väikest pausi, mis on suure tõenäosusega suuresti minu süü. Ma lihtsalt tahtsin natukene suvepuhkust, aga nüüd me oleme tagasi. Tere, Markus! Hello, hello, tere Märten. Ei noh, väike suvepuhkus ikka äh, kulub ära, et selles mõttes ei pea kõike süüd enda peale võtma. Ja no ei olegi süü, lihtsalt niisama väike selline intro, et miks eetris on vaikus olnud natuke pikemat aega kui tavaliselt. Et maaelu idüll tõmbas endasse, nimetame seda siis nii. Jäid sõstra põõsasse liiga kauaks või? Jäin sõstra põõsasse kinni ja ei tahtnud enam täpselt mitte arvutisse tulla. Kuule, Okei. aga see selleks. Räägime rahast või? Räägime investeerimisest, räägime kauplemisest. No davai, davai, No tead, räägime. meil on nüüd siin tükk aega on sellest nüüd möödas, on ju, aga võib-olla on hea targutada ikkagi tagantjärele. Ja aga võib-olla sa üldse ei tea, mis vahepeal juhtus. Ega ma ei tea, mis elu sa elanud oled. Aga 2. ja 5. august on sellised kuupäevad, mille osas ma tahaks küsida, et kas need ütlevad sulle midagi ja mis toimus sinu portfellis? Jaa, ei noh, ikka olen kursis, et ma loen uudiste pealkirju ja neid sissejuhatavaid lõike, siis kohalikku meediat ja noh, aktsiaturuga olen ka kursis ju ilmselgelt, et ma ei tea, seda 5. augustit vist nimetatakse volatility event või Volmageddon 2.0 või kuidas keegi, et ma ei tea, kuidas sina Mhm. seda kutsud. kas see on see, mida sa mõtlesid või? Jah, see on see, mida ma mõtlesin, ma kutsun teda 5. augustiks praegu, noh. väga hea. Et ega tegelikult ausalt öeldes ma ise ka nagu, noh, loomulikult ma nägin seda, et see üks esmaspäev, kui USA turg 3,5% punases avanes ja VIX käis seal üle 60, volatiilsus, hirmuindeks, siis tegelikult ma alles selle mõju ja nagu seda kahju, mida paljud tundsid, kuulsin mingi nädal-paar hiljem. et just eelkõige optsioonimüüjad, kes hoiavad üleöö riski ja noh, optsiooni müümine tähendab seda, et sa oled short, on ju, sa oled lühikeseks müüdud mingites optsioonides ja ka volatiilsuses ja kui volatiilsus siis järsult plahvatab, siis noh, isegi kui turuhind ei liiguks palju, siis see optsioonide hind võib nagu kordades muutuda järsult. Ja kui see juhtub üleöö, siis sul ei ole ka võib-olla seda likviidsust, et nendest väljuda või mingi stopiga kuidagi riske maandada. Ja ma ikka kuulsin päris mitu kogenud sellist 20 aastat kogemust ja kauplemistausta said ikka valusalt pihta, et ma tean, üks tüüp oma mingi paarisaja tuhandese konto lasi õhku SB500 put optsioonides, naked put'ides oli siis short. Üks tüüp 500 000-sest portfellist kaotas mingi 40% seal selle päevaga ja mingi tüüp veel mingi kolmandiku oma mingi paarisajast tuhandest kaotas. Et see on see optsioonidega, vaata, et sa kogu aeg tiksutad high probability trade, et sa kogu aeg tiksutad mingit preemiat, aga siis, kui tuleb mingi väga ettenägematu volatiilsuse plahvatus, siis see võib väga valus olla. minu optsioonistrateegia sellest pihta ei saanud, sellepärast et ma kauplen neid nullpäeva, ühe päeva, noh, nullpäeva optsioone, mis sama päeva aeguvad. ehk siis need on ainult day trade, päevasisesed tehingud ja üleöö riski ei ole. ehk siis, kui nagu turg avanes, siis mina alles hakkasin müüma uuesti. Mhm. Et siis, kui sina läksid optsioonitehingutesse, siis see volatiilsus, kõrge volatiilsus oli juba selles optsiooni hinnas sees Ja sisuliselt. siis ma juba müüsin seda kõrget paanikat ja ma mäletan, too päev ei olnud mingi erakordselt hea optsioonistrateegial, aga oli kasumlik lihtsalt sama preemiat kollektides, sa said nagu palju kaugemad straigid rahast, et seal võis mingi kooli ja puti vahe, noh, a la kui ma müün mingit 15 deltat, kellele see midagi ütleb, on ju, 50 delta on see rahapiir, rahast väljas optsioone, kui tavaliselt võib-olla kooli ja puti vahe on mingi 100 SB500 punkti,
siis too päev võis olla mingi 400, vaata, et noh, optsioonid olid rahast hästi kaugel, sest see eeldatav volatiilsus oli hästi suur, onju. aga noh, üldjuhul see optsiooni müügi edge ongi selles, et see IV implied volatility ehk see eeldatav volatiilsus on alati suurem kui see realiseeritud volatiilsus, mis siis lõpuks selgub. Et see ongi see hirm, see ongi see paanika, et eeldatakse hästi suurt volatiilsust, aga tegelikkuses VIX jälle rahuneb maha, turud taastuvad, noh, mingi hetk on ja nii edasi. ma olen seda optsioonide müümise strateegiat nagu hästi palju mitmeid kordi vaadanud just dividendiportfelli valguses, et selles dividendi kasvu või dividendiaktsiatesse investeerimise blogosfääris on see päris popp viis olnud, kuidas seda lisatulu teenida, eriti siin minevikus rahulikel aegadel. ja Mhm. noh, ikkagi nagu vanast ajast minu jaoks on see sentide korjamine teerulli ees, et sul läheb hästi üks kvartal, tegelikult sul läheb hästi üks aasta, sul läheb 2 aastat, sul läheb 3 aastat, aga siis, kui see pauk tuleb ja sa ei ole kuidagi nagu, ei suuda reageerida või ei ole hästi kaitstud või on mingite halbade asjade kokkusattumus, siis sa põhimõtteliselt kaotadki noh, nende aastatega teenitud tulu aeg-ajalt, kui mitte rohkem ju. ja noh, need, kes seal 40% või õhku lasid, nad ilmselt kaotasidki niimoodi, on ju, et mingi pika perioodi kasumi. ma olen selle peale ise mõelnud ja vaadanud, kuidas seda nagu ennetada ja selleks valmis olla. Äh, noh, ma olen nüüd optsioone kaubelnud 2 aastat ja seda konkreetset strateegiat, mida ma praegu kauplen, ma olen 1,5 aastat kaubelnud ja näiteks ongi see, et mul viimased 3 kuud on tegelikult väga hea olnud selles, ma arvan, kõige parem 3 kuud on praegu selja taga, ehk siis võib oodata, et võib-olla on mingi kehvem periood ees, aga selle nagu suure kaotuse või kasumi tagasiandmine minu strateegia puhul, kuna ma teen päevasiseselt hästi robustse riskihalduse stoppidega palju tehinguid, siis minu see risk on niisugune tehniline, et a la ühele päevale satub see, et CBOE tühistab mu stopid sellepärast, et on mingi tehniline probleem või midagi turul läheb täiesti katki. samal ajal IB-sse ma ei saa sisse logida, et käsitsi midagi kinni panna, et seal on mingi, ja, ühesõnaga, et see minu risk ei seisne võib-olla nii palju selles turu liikumises, kui on nagu normaalne, noh, ka ütleme, haruldased turutingimused, mingi volatiilsus, mis iganes turul toimub. aga kui ma ei saa nagu kontodele ligi või mu tehingud tühistatakse või siis näiteks ongi mingi päevasisene cap down 10-20% SB500-s mingi flash crash niimoodi, et likviidsus kaob ära turult, nii et ma ei mhm. saa nagu optsioonidest väljuda, siis ma lihtsalt pean arvestama, et ma võin 5-10% oma portfellist kaotada, jah. okei. see on see Ähm, risk, aga see on niisugune, jah. ma ei tea, kas sina tead, aga võib-olla kuulajatel on huvitav teada, et täpselt samamoodi nagu pandeemia aeg rikkus ära kõik makroindikaatorite graafikud, pikaajalised on ju tööpuuduse ja ma ei tea, kõige mille osas, siis ma ütleks, et see 5. augusti jeeni carry trade'i unwind imine ehk siis ümberpööramine või sulgemine ja seal see volatiilsuse hüpe üles, et see tegelikult rikkus minu jaoks ära VIX-i graafiku, sest, sest see huvitav nüanss on seal see, et VIX ei ole realiseerunud volatiilsus alusvaral, on ju, see on optsioonide pealt, optsioonilepingute pealt arvutatud volatiilsus. aga kui me Mhm. vaatame, mis oli päriselt aktsiaturu volatiilsus sellel päeval ja nendel päevadel, siis see ei olnud seal 65, ta ei spaikinud nii kõrgel, ta oli oluliselt madalamal, rohkem kui poole madalamal. ja, Mhm. ja ma tahakski öelda, et see VIX-i graafik on nüüd mõnes mõttes noh, nagu seda hakatakse tõenäoliselt kuidagi mingit chart crime'i siin tegema tulevikus selle spike'i pealt ja see ei ole tegelikult nagu sisuliselt oluline punkt seal. jah, ma ise VIX-i ka, mu strateegia VIX-i ei kasuta, et ma vaatan ikkagi neid optsioonihindu ja seda hetke alusvara volatiilsust. aga
aga jah, selles mõttes üleüldiselt ma mõtlen seda, et noh, selle 5. augusti kohta ka need, kes said kõvasti pihta, ütlesid selle peale, et see VIX hüppas üles veel kiiremini kui pandeemia ajal ja umbes, et sellist olukorda pole varem olnud ja see oli esimest korda ja mina lihtsalt mõtlen, et so what nagu. Need olukorrad ongi alati esimest korda, kui keegi saab Mm. kõva litaka sisse ja miks need uued olukorrad tekivad, mida ei ole mingi 30 aastat turul olnud, on see, et turg muutub ja ongi seda derivatiivide kauplemist, optsiooni kauplemist on nii palju rohkem, et need ongi mingid uued riskid, mis nagu nendest uutest tehingutest ja turuosalistest ja sellest volüümist tekivad, mida ei olegi varem olnud, et ma olen ise mõelnud ka selle peale, et kui öeldakse, et alates 90. aastast see implied volatility on alati üle realiseeritud volatiilsuse, realized volatility ja see annab selle optsioonimüügi edge'i, on ju, et see lihtsalt on nii alati olnud, siis ma ise mõtlen seda, et aga võib-olla 90-ndatel keegi ei mõelnud, ei teadnud sellest midagi ja sellepärast see on niimoodi olnud. aga kui lõpuks aasta on 2030 ja kõigi vanaemad teavad ka, et IV on üle RV, on ju, et äkki mingi hetk siis turg hakkab kohanema sellega ja mingi hetk see, isegi kui see ei pöördu, siis võib-olla see edge läheb nii väikseks, et sealt ei ole enam seda volatiilsust nii palju müüa. Noh, et turg muutub ja täpselt nii, nagu sa ütlesid, see VIX ka, et need indikaatorid ka muutuvad koos turuga. Ja noh, nii lihtsalt minu meelest on. Aga kui sa selle 5. augusti ja selle volatiilsuse selle kohta, et puudutas see sind ka kuidagi kindlasti sul seal Discordi kanalis oli mingi kõva arutelu, on ju, et kes tahtis osta, kes tahtis müüa, aga mis sa ise siis tegid? Tead, meil seal Miljoni klubi Discordis neid müügi huvilisi väga palju ei olnud, pigem käis diskussioon minu arust selle ümber, et kas osta täna või oodata veel, on ju, et langeb sügavamale. Aga mind nagu otseselt ei mõjuta, ma mäletan, et mul olid kuidagi mingid tegusad päevad, ma ei saanud nagu väga arvutis olla, ma enam ei mäleta, mis ma täpselt tegin või kus ma olin. aga, aga ma tean, et ma paari aktsia puhul jäin nagu nendest magusatest ostukohtadest ilma, kus tõesti see aktsia võib-olla kukkus ma ei tea, sealt kusagilt 12 pealt mingi 9 ja 10 peale ja täna kaupleb seal vahemikus 14-15 juba, et ma ei saanud neid kõige magusamaid ostukohti kätte. Et mingite asjadega sain, aga mingitega ei saanud ja ei jõudnud, et see oli ikkagi nagu, no see oli ikka päris kiire, et see oligi sisuliselt ainult esmaspäev oli see totaalne risk-off ja siis tuli juba veekujuline taastumine. Et aga ma pigem tegelikult jah, küsisingi, et mul endal oli kõik hästi ja mul jäi mulje, et meil klubilistel samamoodi, et pigem olid asjad hästi, aga ma küsisingi pigem just kaupleja vaatest, et no, seal on need no lood tavaliselt tegelikult teistsugused. jah, kui ma nüüd mõtlen nagu üleüldiselt kogu portfelli ja strateegiate peale, siis ega kokkuvõtvalt võin öelda, et oligi niimoodi, et ega noh, ilmselge on see, et kui ma olen trendiaktsiates pikk, siis need said pihta selles mõttes, et see hetk nende väärtus langes ja nad andsid lahtist kasumit tagasi, kui turg kukkus järsult. samas ma olin nädal varem saanud hedge'i signaali tehnoloogiasektoris ja veel paaris sektoris ja ja see ei ole nüüd see, et ma oleks kuidagi midagi ette näinud või ennustanud, lihtsalt nõrgeneva momentumiga ma sain riskimaanduse signaali ja ma maandasin ära umbes neljandiku trendiaktsiate volatiilsusest ehk veerand, on ju, et mitte kogu risk ei olnud maandatud, aga umbes veerand riskist oli maandatud. Nüüd natuke mul oli ebaõnne esmaspäeva avanemisel sellega, et kuna ma sisenen riskimaandusesse osade kaupa, kui nõrkus jätkub, siis kuna reede sulgumisega oli mul järgmise positsiooni lisamise signaal, siis ma pidin selle short'i lisama esmaspäeva avanemisel, on ju, mis tähendas seda, et ma short isin sinna põhimõtteliselt sinna põhja -3 peale, on ju. Aga kui ta hakkas rallima ja see riskimaandus hakkas kahjumisse minema, siis jällegi vastaspoolel mu aktsiad on ju teenisid, ehk siis lihtsalt ma see hetk, kuni mul veel see riskimaandus lahti oli, ma lihtsalt nagu ei saanud osa nii palju sellest taastumisest, on ju. Aga riskimaanduse mõte ongi see, et ega me ei tea, see oleks võinud ka edasi vajuda nii nagu Covidi ajal ja kukkuda sinna -7 circuit breaker'isse,
turg pannakse kinni, kõik on paanikas. Me ei tea, me näeme tagantjärele, et see nii ilusti kohe taastus, on ju, viib atomidegi. aga see hetk et ikkagi, noh, reeglite järgi algoritmiliselt tegin oma tehinguid. see oli natuke ebaõnn, on ju, aga samas päevakauplemise strateegial, mis aktsiaid kaupleb pikaks ja lühikeseks, mis ka teenib volatiilsete aktsiate pealt, sellel strateegial oli aasta parim päev. ja selle strateegiaga ongi nii, et ma pean iga päev seda strateegiat jooksutama ja õnged vees hoidma, sest ma ei tea, millal see 1-2 päeva aastas tekib, kus ta kogu oma kasumi teenib. et seal tihti ongi see, et sihuke igapäevaselt sihuke day trade on natuke plussi, natuke miinust ja siis on paar päeva aastas, kus ta teeb võib-olla aasta kasumi. ja ma ei tea, millal see päev on ja selle strateegia jaoks oli just see päev, onju. et see jällegi nagu oli kasumlik. optsioonistrateegiast rääkisime, see oli sihuke tavapärane. ja swingidel oli ka, kuna mul swingid hakkasid seda ülereageeritud avanemist ostma, noh, nemad lähevad nagu trendi vastu, vaata. Nemad hakkasid ostma ja põrkesse väljuma, siis swingil oli ka hea. aga kokkuvõttes, noh, aktsiad nüüd jälle paari nädalaga taastusid. kokkuvõttes oli kõik nagu okei. et ei olnud midagi halvasti, ei olnud midagi erakordselt hästi, et kokkuvõttes lihtsalt portfell tõuseb ja kõik on normaalne. mm. no, vot sa enne ütlesid päris hästi, et on ju turg muutub ja tegelikult me kunagi ei tea, missugune risk realiseerub, et mul endal on kogu aeg vaimusilmas siis see, et meil on nagu, ma ei tea, turg on nagu üks post on ju, siit postist on tõmmatud hästi palju neid kummilinte või siukseid kumme on ju, kõik on pingul, mõni on rohkem pingul, mõni vähem. ja me tegelikult kunagi ei tea, kus nüüd mingi asi siis sealt tagasi raksatab. ja seekord oli siis justkui paljude jaoks täiesti uus asi, ehk siis see jeeni carry trade'i on ju ümberpööramine või kinnipanemine tänu sellele, et Jaapani keskpank tegi üllatusliku liigutuse. et see väidetavalt siis käivitas, on ju, siukse ahela, aga selliseid ahelate käivitamisi on minevikus väga palju olnud, et kas see oli 80-ndate lõpus või see oli 90-ndatel, kus mis selle strateegia nimi oligi, mul täiesti blanguks viskas korraks. Risk parity. Mm. et hästi palju rakendati siis seda riski pariteetsuse strateegiat ja kui kusagil see hinnakõikumisulatus ehk volatiilsus üles läks, siis sa said nagu käsu, on ju, kõik portfellihaldurid said käsu, et võta seal varaklassis riski maha, mis nagu süvendas seda hinnalangust, tõstis volatiilsust, andis uue käsu, Mm. võta veel maha, on ju. et nii need asjad vahest et siis see üllatuslikult hakkas nagu tulevad. lumepallina veerema, et kui kõik jah, hakkavad maha jah, võtma, siis kõik müüvad, on ju, ja tekitavad nagu müügisurvet. täpselt. ja noh, see ongi nüüd see põhjus, miks need circuit breaker'id ehk siis need lumepalli või laviini pidurid on peale pandud börsidele ju. ja me ei ole ammu näinud aktsiaturul seda -7 päevaga, et Covidi ajal ma mäletan -7 ja oli vist korra -15 või see on vist jah, -7, jah. -13 ja -20. 20 siis läheb kinni turg, on ju, päeva lõpuni. Mhm. et seda, ma ei tea, kas me -13 nägime ka üks päev või? äkki oli? minu arust oli, äkki ta oli seal kusagil -12 peal, ei võinud olla või, ma peast ei mäleta, aga võib-olla. ma mäletan justkui ka, et ühel päeval 2 korda lendas sinna piirajasse siis nii-öelda. jaa, seda küll ja see võib ju aga ülespoole ka lennata. minu jaa, meelest plussiga on ka, vähemalt toormeturul on mõlemat pidi limit up, limit jaa, down, et just aktsiaturul ka jaa. +7 vist ka pannakse korra, rahustatakse. üksikaktsiate puhul küll Interactive Brokers vahest ju näitab nagu mingit Ootid. ja, ja mingit hoolte seal. ja seda et mul on seal on küll. küll indeksi tasandil, ma isegi ei tea. kuule, aga mul oli tegelikult üks küsimus selle riski mahavõtmise osas, et ma sain aru, et see riski maandus tehnoloogiasektori oma, et sellega sa siis jäid justkui miinusesse, on ju, aga me kunagi ei tea, praegu läks nii ja on kõik fine. aga kuidas sa seda tegid, kas sa short isid ETF-i, võtsid mingit optsiooni, put'i, futuuri? Äh, tegelikult ma, jah, kokkuvõttes see tehnoloogia riskimaandus ilmselt läks miinusega kinni, sest see taastumine oli järsk ja tugev.
aga noh, samal ajal mul aktsiad nagu teenisid raha ja see aktsia osakaal on nagu oli suurem kui see riskimaandus on ju, et selles mõttes ma lihtsalt jäin nagu ilma natukene mingis osas sellest taastumisest. aga tegelikult oli see, et mul läks nädal varem, juuli lõpus läks see esimene riskimaandus peale ja see oli see esmaspäev, see hetk oli kõvasti plussis. ja kuna samal ajal läks see uus peale nagu kehvemal ajal seal avanemisel, see järgmine positsioon, siis nad tegelikult mingi aja olid kokkuvõttes nagu nullis. Mhm. Noh, et turg hakkas taastuma, see varem peale pandud hakkas oma rohelist tagasi andma, teine läks kohe punasesse, onju. noh, nad tegelikult olid nagu nullis. Ja mul oli muid sektoreid veel seal peal varem pandud, et midagi nagu hullu sellest ei juhtunud, selles mõttes, et ma pean arvestama sellega, et see oligi riski maandamiseks ja turg oleks võinud sama hästi veel sama palju edasi kukkuda, onju. Ja järgmine kord ma teen seda samamoodi ja kui ta kukubki edasi, siis ma olen maandatud mingis osas. aga kuidas ma seda tegin? See konkreetne, need konkreetsed tehingud olid siis sektori ETF-i short imine, Mhm. mida ma lihtsalt siis mõõdan oma aktsiaportfelli aktsiate keskmise volatiilsuse, mõõdan ETF-i volatiilsuse ja siis position sizing on nagu volatiilsuse järgi, et siis ma tean, kui palju ma oma aktsiaportfelli Okei, volatiilsusest okei. olen maandanud, sellepärast et ma ei saa lihtsalt dollari summat võtta, et ma veerand oma portfelli dollari summast maandan, sest mu aktsiad on volatiilsemad. Ja ma just mõtlesingi, et kas sa siis võtsidki sellest turuväärtuse järgi või tegid mingeid kohandamisi, aga okei. Volatiilsuse järgi, jah. Mhm. Tegelikult kogu selle minu küsimuse võib-olla üks mõte ja jätkuküsimus on see, mida ma nüüd järgmisena küsin, et me oleme siin 15-20 mintsa nüüd juba jutustanud, Mm. aga noh, okei, selgelt meil oli korraks vähemalt oli kõrge volatiilsusega periood. Kas sa jätkad kauplemist nagu täpselt samamoodi? Kas sa jätkasid kauplemist samade positsiooni suurustega, kõik uued tehingud läksid sama positsiooni suurusega nagu standardolukorras või sa vähendasid? noh, sest see kauplejate kuidagi riskimaanduse õpik ütleb, et kui ajad lähevad segaseks, siis jätka, aga tee nagu väiksemate summadega. aga ma olen selle nagu arvesse võtnud, et lühike vastus on ei, ma ei pidanud midagi muutma, sest mul on see position sizing ja riskihaldus, kõik on nii läbimõeldud, timmitud, testitud Covidi ja igast muude turušokkide peal, et midagi muutma ma ei pidanud ja tegelikult kokkuvõttes ma olen ka väga rahul, kuidas nagu strateegiad toimetasid, et see on loogiline, et lahtised long pikad positsioonid annavad tagasi, riskimaandus maandab midagi, lühiajalised volatiilsusstrateegiad teenisid sealt, onju, et tegelikult kõik toimis nagu peab, et ma olen üldiselt nagu väga rahul sellega ja kõik oli reeglipõhiselt, et ma ei hakanud nagu midagi üle kirjutama ega muutma ja mingi mõte mul siin veel oli, et täpselt samamoodi lähen edasi ja see, et ma sellises olukorras kaupleks väiksemalt või võtaks riski maha, see ongi mul nagu arvestatud sisse ja sisse kirjutatud, et mõned aktsiad läksid, ma arvan, mul oli pikaajalises portfellis mingi 33 aktsiat, peale seda nädalat või neid päevi seal alles jäi mingi 26, natuke vähem võib-olla isegi, 20 midagi ja mõned aktsiad lisandusid. hetkel mul on mingi 29, pikaajalises portfellis mingi 29 aktsiat. tavaliselt see jääb sinna mingi 30 kanti, onju. ja, ja see on kõige suurem osa mu portfellist, see on nüüd see tuumik, vaata see, millest me ükskord rääkisime, et selle ümber on need muud satelliidid, onju. see on see minu tuumik ja, ja ongi, mingid aktsiad kukkusid välja ka, aga mingid tulid asemele. no, kuna sa ütlesid selle aktsiate arvu ja siis ma täna hommikul just läksin, vaatasin oma koondtabelist, et huvitav, palju mul neid erinevaid üksikaktsiaid jäänud on, siis ma ütlen oma numbri ka. mul on 70 erinevat üksikaktsiat täna ja noh, seda on liiga palju, kui ma mõtlen seda koondnumbrit, aga samas, kui ma vaatan nagu
iga portfelli eraldi on ju, midagi on erinevate ettevõtete all, on eraisikuna ühel kontol, teisel kontol, siis kui ma nendele kontodele sisse login, siis igal pool on nagu sihuke 20 või ütleme 15 kuni 40 võib-olla ja siis tundub, et nagu ei ole väga hullu. aga siis, kui vaatad kogu nimekirja, siis saad aru, et tegelikult on nagu väga palju ja koondportfelli mõttes neid pudinaid on omajagu ja mul seal sihuke võib-olla suurusjärgus 10 pluss-miinus on siis ikkagi veel need pudinad, millest me oleme siin podcast'is ka rääkinud, millel on nüüd trailing stop'id peal ja mida ma olen see aasta tasapisi täitsa müünud, et no loodetavasti siis oota, aga varsti ütle, kui sul on õhk nii puhas. palju neid aktsiaid ja ilmselt paljud on ka väiksed positsioonid, et kas see suur number on hajutamise tulemus, riskihaldus või lihtsalt on mingid ettevõtted, mida sa oled nii väga tahtnud, et see number on suureks kerinud, et kui sa nüüd mõtled ise nagu tagasi mingi X arvu aastate peale, kui sa oled neid soetanud, et mille tagajärg see on nagu? See number on margi kogumise tagajärg, sest nagu kuidagi on nii palju ägedaid, tugevaid, tublisid ettevõtteid, eriti alguses dividendiaktsiate maailmas minu jaoks, et ma justkui tahtsin nagu nendest minu jaoks headest ettevõtetest tükikest omada ja esmalt kasvas see number selle pealt. nüüd, millal see dividendiportfelli ülesehitamine alguse sai, 2013-2014 on ju 10 aastat, et nüüd ma olen jõudnud sellesse faasi, et sealt ma olen välja praakinud päris palju, osaliselt selle majaehituse finantseerimise tõttu. aga 2020, 2021 tuli põhimõtteliselt teist sama palju aktsiaid juurde kasvuaktsiate vallas ja seal ma meelega võtsin nii palju, sellepärast arvuliselt sihuke noh, ma arvan, et seal oli üle 30 erineva aktsia vabalt. lihtsalt sellepärast, et ma tundsin, et ma teen seal esimesi samme ja ma pigem tahan palju hajutamist. ma tahan neid suuri, on ju, tehnoloogiakaid, mis on juba tuttavad ja siuksed teada-tuntud, aga ma tahan ka mingeid pisemaid ja siis see kogus seal kuidagi noh, muudkui kasvas ja kasvas. aga noh, võib-olla mingil määral sa nagu mainisid või jäi sihuke mulje, et sa tunned natuke, et osad positsioonid on nagu ülearu, selles mõttes nad on nii väikesed sul, et kas on nagu mõtet hoida, et ma mõtlen ise just seda, et kas on mingi üliväikestel positsioonidel üldse pointi või kui sa hoiaks ka seal mingi ütleme, 20 on võib-olla vähe, mingi 30-40 aktsiat 70 asemel nii-öelda lõikaks selle pooleks, selle arvu, et sul see kontsentreeritus oleks suurem, sind võib-olla huvitaks rohkem, mis ettevõtted sul, mida sa hoiad ja rohkem juuriksid seda umbrohtu välja ja samas võib-olla nagu see kontsentreeritus, noh, hajutust vähendaks, aga võib-olla tulemust tõstaks. vabalt võib nii argumenteerida, jah. ma ütlengi, et mis seni on kuidagi ähm, ära peitnud selle pildi, ongi see, et kui mul on iga portfelli jaoks sihuke eraldi vaade või Google Spreadsheet'i on ju tabel või lähen selle ettevõtte või eraisiku Interactive Brokers'i kontole, siis seal see nimekiri ei ole nii pikk, on ju. et Mhm. seal ma vaatan, ahaa, kõik on hästi, et ei ole nii palju, aga kui ma kõik kokku ühele koondlehele panen, et siis neid tundub palju ja arvutan selle protsendi kogu portfelli suhtes, siis kõik need, mis ikkagi on noh, alla 0,5%, siis nendega tuleb nagu kindlasti suure tõenäosusega hüvasti jätta või noh, nagu mõistlik on, ma ise tunnen. võib-olla mõned erandid ongi, et mõni väiksem ettevõtte portfell, kus ongi ainult paari-kolme aktsiat ostetud ja üks on siis nendest, mis kogu portfellist ei moodusta väga suurt osakaalu, aga las ma mõtlen, midagi tahtsin selles osas veel öelda. ei mäleta, võib-olla tuleb pärast Küsin meelde. siis vahepeal, et üks teema, millele ma ise olen mõelnud ja tegelikult väga hea koht siin jätkuküsimus sulle sellel, mida sa oled rääkinud praegu, et kas sa rebalansseerid mingi perioodi tagant oma kontode, strateegiate või varaklasside vahel või siis see ETF-ide ja dividendiportfell, et kas sa teed mingit iga-aastast või mingit tihedamat sellist rebalansseerimist, et noh, võtad nagu ühest ja paned nagu teise, kus on võib-olla vähemaks jäänud kapitali? mul oli see mõte ja plaan siis, kui ma investeerisin ainult eraisikuna, et ma tahtsin hoida need ETF-id versus üksikaktsiad on ju 50-50 ja kui ähm, asi läks kreeni näiteks nii, et üksikaktsiate osakaal tõusis, iga kuu ma midagi investeerisin, siis ma panin rohkem justkui ETF-idesse.
ja siis ma vahepeal, kui tuli ettevõtte portfell juurde, proovisin sedasama lahendust siis ettevõtte puhul ka, on ju, et natuke võib-olla suurendada seda ETF-ide osakaalu. Aga noh, täna on kaardid nagu täiesti segi löönud see portfellist raha väljavõtmine. No lihtsalt ei ole mitte midagi teha. Mul oli palju lihtsam müüa neid ETF-e, ma sain ühe ostuga kätte suuremad summad, see oli emotsionaalselt, noh, mitte et nagu kuidagi hullult kahju oleks mingitest aktsiatest nagu ilma jääda oma portfellis, aga noh, nagu lihtsalt väga palju lihtsam oli neid ETF-e müüa. Nende üksikaktsiate puhul sageli ongi see tunne, et okei, et ma olen aastaid nagu jälginud, ma olen palju neid analüüsinud, vaatan ühe nurga alt, vaatan teise nurga alt, nad edestavad kogutootluse mõttes turgu, nad maksavad indeksit ületavat dividenditootlust näiteks või kasvatavad dividendi kiiremini, dividendid on stabiilsemad, et miks ma just need siis praegu peaks ära müüma, kui need on need kirsid tordi peal, et ma pigem siis müün nagu selle tordi mingi alumise kihi ära, on ju, selle ETF-i näol ja jätan need nagu magustoidu asjad alles. ja, ja nüüd ma olen täna jõudnud sinna, kus need ETF-ide osakaal kogu portfellist on nii kokku kuivanud, et mul ongi nüüd mingit uut plaani vaja, mis mõnes mõttes võibki tähendada seda rebalansseerimist. aga ma ei ole seal otsusele jõudnud veel, et täna see suhe on siis 80 on üksikaktsiad ja 20 on ainult ETF-id. okei okay.. kas sa sellisest mehest oled kuulnud nagu Claude Shannon ja tema kontsept Shannoni teemant, Shannon's Demon? ei tule ette praegu. ei ole, okei okay,, väga huvitav, siis ma jagan korraks, tähendab, ma ütlen sissejuhatuseks ära, et Claude Shannon oli siis Ameerika matemaatik, insener, arvutiteadlane ja krüptograaf eelmisel sajandil. ta elas eelmisel sajandil ja tema siis tuli MIT-s, tuli 60-ndatel välja sellise kontseptsiooniga, mida nimetatakse Shannon's Demon, Shannoni teemon. ja see on just sellest rebalansseerimisest. ma lühidalt näitan, mida see tähendab ja siis ütlen, miks ma sellele ise olen mõelnud. nii, mul on siis siin see, ma ise mängisin Excelis või siis Apple Numbers'is tegelikult sama asi, mängisin selle kontseptsiooni läbi ja siin on siis see, et tegemist on korrapärase mündiviskega, kus me alati $1000 alustame ja alati nagu võidame või kaotame $500, ehk siis point on selles, et strateegia, mis on volatiilne, aga mille pikaajaline ootus on 0. pikaajaliselt ta ei teeni raha, aga ta on volatiilne. ja ma mängisin selle siin läbi ka, on ju, et võit, kaotus ja kogu aeg oleme nagu nulli peal. see Shannoni kontseptsioon on see, et iga kord peale mündiviset läheb 50% rahasse, ükskõik, kas tegemist on võidu või kaotusega. okei okay? Iga kord käib rebalansseerimine, ehk siis meil on 50% rahas, 50% mündiviskes ja peale igat mündiviset käib rebalansseerimine, et hoida seda 50-50 suhet. ja point on selles, et mõlemad, nii cash, raha kui see mündivise on nullootusega. noh, raha ka pikas plaanis on nullootusega. ja nüüd sama asi, täpselt sama asi koos rebalansseerimisega. $1000 saab 9000. mitte midagi muud siin ei ole. ja mis siin siis on nüüd siis täpselt sama asi, mündivise, aga iga kord peale iga tehingut läheb 50% kogu potist rahasse. ja peale igat seda siis käib rebalansseerimine. nüüd võib jääda mulje, et ja ma tegin selle täpselt ise siin Excelis läbi ja sain sellesama tulemuse, mis siis oli, mida ma lugesin ja nägin. ja nüüd jääb muidugi see tunne, et okei, aga Markus, et aga sul on siin võit-kaotus, võit-kaotus, võit-kaotus on nagu noh, et päriselus see mündivise nii ei käi, on ju, et sul võib olla 5 kulli ja siis 7 kirja järjest ja mis iganes. ja see, kus ma selle kohta siis lugesin, see simulatsioon on tehtud siis Richmond Quantitative Advisorsi poolt seal lehel, et ma nüüd ei ole ise seda teinud ega valideerinud, aga nemad siis tegid 1000 mündiviske puhul siis selle simulatsiooni, Monte Carlo simulatsiooni, et siin see esimene, kus siis see ootus on 0, siis ongi see, et osa variatsioone või neid kordusi
lõpetas positiivselt, osa negatiivselt see ülemine ja Mhm. lõppkokkuvõttes see ootus ongi null. ja nüüd see rebalansseerimisega 50-50 rahasse, see simulatsioonis kõik kordused peale 1000 mündiviset lõpetasid positiivses piirkonnas. ehk siis see, kus randomilt suvalises järjestuses need mündivisked, kull või kiri tulevad, on ju, aga iga kord on 50% rebalansseerimine rahaga. Tekib sul endal mingi mõte või kuidas sa nagu seda päriselu põhjal nagu selgitaksid, et miks see nii tekib? Et see on nagu tühjast kohast, õhust leitud raha, lihtsalt lambist tulnud. Ja sa viisid mind nüüd täpselt 20 aastat tagasi ajas, kus ma istusin Taanis ja programmeerisin siis neid või noh, mitte ei programmeerinud, aga programmeerisin siis lahendusi, et testida erinevate jaotusfunktsioonide mõju oodatavale tootlusele ja kõigele sellele on ju seal finantsökonomeetria kursusel. Ehk sisuliselt kõige-kõige olulisem nende asjade puhul ongi minu arust see, et mis on see ootus selle protsessi puhul, mille me aluseks võtame, on ju. Ehk siis, kui me räägime nendest kõveratest või jaotusfunktsioonidest, et mis on see keskmine ja teine asi, kas need asjad kuidagi trendivad või mitte. Vaata, meil finantsturgudel on trend, on ju, et need noh, mõnes mõttes sina kauplejana võib-olla tahaksid öelda, et iga järgmine kauplemispäev on veits nagu mündivise. Noh, statistiliselt tegelikult on vist 53% võitu ja natuke alla 50 kaotust. Aga kui me lükkame selle horisondi pikemaks ja räägime investori valguses, siis seal 1 aasta perspektiivis või 5 aasta perspektiivis on investori jaoks see tootlusootus 75% positiivne võib-olla. Ja siis meil on see trendimise komponent seal sees. Et, et ma ei tea, noh, mida ma tean nagu sealt finantsmatemaatika ja finantsökonomeetria poole pealt on see, et öeldakse, et ainuke tasuta lõuna, mis olemas on finantsturgudel, on rebalansseerimine aktsiate ja võlakirjade vahel. Keskeltläbi 0,6% aastas on võimalik rebalansseerimise pealt saada lisatootlust versus see, et sa hoiad seda 60-40 portfelli siis paigas on ju, ilma et sa muudaks seda. Aga noh, kui ma mõtlen enda portfelli valguses ETF-id versus üksikaktsiad, ma isegi ei kujuta ette, kuidas seda läbi simuleerida, arvestades, et portfell muutub ajas, seal on valuutakursid veel mängus, on ju. aga miks mina seda balansseerimise graafikut vaatasin, on see, et kui seal on 100 mündiviset, siis jah, investori jaoks, kes kord aastas rebalansseerib, tema jaoks oleks nagu see, et see mõju on mingi 100 aasta peale, on ju. noh, justkui, et iga kord. aga just Mhm. nende nullpäeva optsioonidega, kus iga päev algab nagu uus aasta justkui. ma teen palju päevasiseseid tehinguid ja nende tehingute ootus on positiivne. ta ei ole isegi ju pikaajaliselt nullootusega, mu strateegial on positiivne ootus. aga siis igapäevaselt rebalansseerides näiteks kahte mittekorreleeritud strateegiat nendes optsioonides, kui ma iga päev nagu rebalansseeriks, siis see 100-korduse graafik minu jaoks jookseb kokku justkui nagu 100 päevaga. ja siis ma Mhm. tekitan põhimõtteliselt lihtsalt õhust raha juurde läbi selle rebalansseerimise, kui see Shannoni Ja teemant päriselus töötab või mis sa arvad? no jah, ma arvangi, et seal mängibki rolli see, et kas need sündmused, millest me räägime, on kuidagi sõltumatud, teineteisest sõltumatud või mitte. Vist peenes keeles öeldakse autokorrelatsioon, on ju, et sa pead testima seda aegrida, et kas seal on autokorrelatsioon või mitte. Ja kui me räägime päevakauplemisest, siis no põhimõtteliselt saab ju öelda, peaaegu et saab öelda, nagu ma ütlesin, et on mündivise ja, aga investeerimise puhul ei saa, et seal see tuleb ikkagi mängu, et turud trendivad. kui ma olen mõelnud sellise nende lühiajaliste optsioonide igapäevase kauplemise peale, siis ma saan tegelikult seda compound imist, liitintressi, vaata, mis pikaajalise investeerimisportfelli puhul sa hakkad nägema alles seal mingi 3. või 5. aastal, kuskil seal, sa alles hakkad seda liitintressi mõju nägema, on ju, kui sul on mingi investeerimisportfell kokku pandud, aga nende
igapäevaste optsioonidega ma tegelikult saan nii palju kiirendada seda compound imise protsessi, et kui ma nüüd ühelt poolt rebalansseerin igapäevaselt, mitte kord aastas, oma mittekorreleeritud optsiooni day trade'ide vahel selle Shannoni teemani näitel ja samal ajal compound in igapäevaselt lühiajaliselt neid strateegiaid, siis see on nagu üks niisugune uus maailm minu jaoks, mis ma nagu avastanud, et see turu tootluse ületamine teoorias nagu simulatsioonis tundub nagu mingi lapsemäng, vaata, et kui nagu tehniliselt kõik töötab, et niisugune 40-50% aasta tootlust teha 10-15%-ste drawdown idega ei tundu üldse ebarealistlik pikaajaliselt. Lihtsalt noh, küsimus ongi selles, et see ei saa olema kogu portfelli tootlus, sellepärast et ma võib-olla allokeerin mingi 10% sinna, aga see tähendab ikkagi seda, et ma tõstan mingi kogu portfelli tootlust 5% aastas, mis 20 aasta peale on nagu ulme suur vahe. Ja teine asi on see, ma lõpetan ära, üks mõte on veel. Kogu see nullpäeva, mis on nüüd põhiline asi, kogu see nullpäeva optsiooni kauplemine on tasuta rahaga selles mõttes, et IB-s ma ei maksa margin'i ega võimenduse eest, kui ma ei hoia üleöö. Vaata, päevasisene margin on tasuta, selle eest ei tule intressi. Intress tuleb ainult üleöö hoides. Aga neid optsioone ei ole võimalik üleöö hoida, sest et nad aeguvad päeva lõpuks. Mis tähendab seda, et kogu mu see lisatootlus ja see optsiooni kauplemine on lihtsalt tasuta rahaga. See ei ole minu raha, millega ma teen seda. See on lihtsalt maakleri raha, maja raha, mida ma kasutan oma aktsiaportfelli tagatisel. Mis sa arvad? Kõlab hästi või? Tasuta raha, it's free money. see kõlab hästi, on ju, me teame küll, kuidas see tasuta raha tavaliselt lõpeb reaalses elus, aga hea küll, see selleks. Ma ei tea, ma saan aru sellest simulatsioonist, mida sa näitasid, aga kui me püüame seda üle kanda kauplemise maailma, siis nagu mingid loogikaklotsid on seal kusagil logisevad või on puudu. kui me mõtleme hästi-hästi lihtsalt, oletame, et sul on kaks strateegiat. Üks on see mingi päevakauplemise asi ja teine on midagi muud. Sa alustad 50-50. Nii, mis sa siis järgmisel päeval teed? Sa võtad, ütleme, et sul on kaks kontot, on ju, mõlemal on 100 000 justkui. Nii, järgmise päeva hommikul üks konto on veidi suurem kui teine. Mis sa siis teed? Võtad sealt suurema konto pealt pool võidust ära ja kannad teisele või? Ütleme, et üks on 110 000, teine on 90 000, siis sa peaksid nagu nad balansseerima ära 100-100 peale. Ei, aga nii ei pruugi juhtuda, sellepärast et sul on positiivne tootlusootus mõlemas ja vabalt võib minna nii, et üks tõuseb 105 peale, teine tõuseb 110 peale. Nii, ja siis on 215, on ju, ja siis sa lööd selle pooleks ja mõlemasse jääb 107 500. Nii, ja siis sa teed kogu aeg seda kordad, on ju, igal hommikul sa teed rebalansseerimise ja lähed järgmisele kauplemispäevale vastu võrdsete portfellidega justkui. Yeah. Nii, nüüd selle liigutuse mõistlikkus peitub seal, et kas nende strateegiate oodatavad tootlused on võrdsed või mitte. Kui selle päevakauplemise oodatav aastane tootlus on oluliselt kõrgem, siis sa tegelikult kogu aeg tõmbad võitjatest raha välja. Aga siin ongi see, võib-olla ma väljendasin ennast valesti, et ma ei tee rebalansseerimist kogu portfelli siseselt, vaid ma võtan 2 päeva kauplemisstrateegiat, mis ei ole korreleeritud ja mõlemad nullpäeva optsioonides ja ainult neid omavahel rebalansseerin. Igasugused muud aktsiaportfell, pikaajalised trendid, see jääb kõik välja. Ainult day trade ja day trade. Mõlemad need 100 000 sinu näites on nullpäeva optsioonide day trade'id, aga need strateegiad ei ole omavahel korrelatsioonis, ehk siis nad tihti teenivad raha nagu erineval hetkel, erinevast turufaktorist. No, aga kui sa oled neid strateegiaid backtestinud, siis sa saad neid erinevate parameetrite alusel võrrelda. Oodatav tootlus, risk, ma ei tea, jaotuse laius seal, need ekstreem-eventid ja nii edasi, on ju. Et tegelikult sa saad ju oma nõudmistele vastavalt välja selgitada, kumb on parem strateegia. Olnud minevikus, jah. Jah, ja siis minu küsimus ongi, et kui sul tegelikult on 2 strateegiat, millest üks on mingite mõõdikute järgi parem, siis mis sa seda raha solgutad nende 2 vahel? Kui sul on see parem ma ei tea, kas ta tulevikus ka on parem, et oletame, et mul on ikkagi 2 strateegiat, mis vahepeal läheb ühel paremini, vahepeal läheb teisel paremini.
aga üks mõte vist, mis mul jäi ütlemata, et kuidas minule, kui ma mõtlesin selle Shannoni teemani peale nagu päriselu kontekstis, siis tegelikult seal artiklis küll põhjendas seda volatility drag'iga, et see raha tekib see, kus oli lihtsalt $1000 peal oli null lootus, aga siis rebalansseerimisega sai 1000-st 9000 peale 100 mündiviset. Et see on volatility drag'i tulemus, aga mina sain sellest lihtsalt tegelikult nii aru enda jaoks, et iga kord, kuna sa iga kord peale võitu ja kaotust paned pool rahasse ja pool mängu, siis iga kord, kui sa võidad, sa võtad justkui kasumit laualt maha. iga kord, kui sa kaotad, sa paned nagu raha juurde ehk siis, kui sul, mida korrapärasemalt need võidud-kaotused tulevad, seda paremini on nagu teoorias seda mõju näha, aga noh, päriselus saabki olema see, et see nii ideaalselt ei mängi välja. Küll see simulatsioon küll näitas, et mõju on ikka ka suurema arvu korduste peale, aga põhimõte on lihtsalt see, et sa võtad peale võitu kasumit vähemaks ja peale kaotust paned kasumit juurde, eeldades, et järgmine tuleb jälle võit, on ju, ja siis sa võtad jälle kasumit maha enne järgmist kaotust, et sa lähed nagu kaotusesse väiksema summaga. noh, et sealt nagu tekib see Exceli tabeli see mõju nagu. noh, saad aru, aga et samas alati siis enne kaotust sul on vähem raha mängus ja siis peale võitu sa võtad nagu vähemaks. aga siis sa ju tood väljastpoolt nagu mingit lisakapitali sisse, sa ei mängi ühe sama rahaga, mis sul algusest peale olemas on või ma olen valesti aru saanud või? Ei, jaa, iga kord alustad $1000, aga nagu seal oli, aga iga kord paned 50-50 rahasse, olenemata, kas on võit või kaotus, aga paratamatult on see, et peale võitu su kogupott on ju suurem ja sa võtad pool vähemaks, lähed kaotusesse väiksema summaga. nüüd peale kaotust paned jälle cash'i juurde ja lähed võitu suurema summaga. ehk siis tegelikkuses minu silmis see mõju tekibki sellest, et sa võitudesse lähed nagu suurema summaga, kaotustesse nagu väiksemaga. Okay. kuna sa iga kord rebalansseerid. ehk siis päriselus sa peaksid nagu ajastama ideaalselt seda, et kui su strateegia on drawdown'is, siis sa paned raha juurde, sest sa tead, et see strateegia hakkab taastuma. ja kui su strateegial on läinud nagu ajalooliselt ülihästi, siis sa võtad nagu kasumit maha ja paned siis nendesse kaotavatesse strateegiatesse, aga see on ainult minu maailmas, ainult strateegia tasandil, mitte üksikpositsioonide tasandil. see ei tähenda seda, et ma võtan Nvidia kasumi maha, kuna ta on 50% tõusnud ja viskan selle Teladoc'i, sest et see on nõrk, on ju. et see on ainult strateegia tasandil, mitte üksikaktsiate peal. on minu mõte. aga see on nagu free money. no tundub keeruline, ma siis ütleks nagu pikaajalisele investorile palju lihtsama reegli, et buy the dip ja nii on. Paide tipp. nojah, vaata, jah. ma usun, et see töötab väga hästi kõigil. ei, see oli niisama läbi nalja. ei, ma saan aru, jah. aga no need on need asjad, mida tegelikult kuidagi peaks nagu läbi simuleerima ja väga ettevaatlikult vaatama, et mis eeldused sa paika paned, kui sa neid Monte Carlosid hakkad jooksutama, sest Monte Carlo simulatsioon genereeritakse ka mingi jaotuse pealt, sa annad sellele jaotusele parameetrid ette, tavaliselt see on normaaljaotus, on ju. noh, ta võtab lihtsalt, et ütleme, vaata backtestiga sa näed, kuidas minevik oli. Backtesting strateegiat aastast 2000 kuni 2020 ma näen, kuidas see konkreetne, need konkreetsed parameetrid nagu töötasid siis selle ajaperioodi peal. aga Monte Carlo ütleb, et proovime, kui me teeme nüüd 1000 kordust, et see aasta 2000 kuni 2020 oleks olnud teistmoodi, ehk ta võtab kõik need tehingud ja lihtsalt segab need omavahel laiali ja reprodutseerib selle distributsiooni juhuslikult 1000 erinevas viisis, vaata, kuidas need tehingud oleksid erinevas jaotuses tekkinud. maailm oleks olnud teistsugune. see on üks viis, ja see on see, kuidas mina Monte olen Carlo seda kasutanud. simulatsiooni teha, jah. teine viis on see, et sa määrad ise selle jaotusfunktsiooni ära, mille alusel ta juhuslikkuse põhimõttel siis neid vaatlusi genereerib. no et sa muudad siis parameetreid nagu. jah, jah. või siis teine ongi see, nagu sa ütlesid, et sa võtad etteantud ajaperioodi, kus on mingi, ma ei tea, 10 000 vaatluspunkti ja nüüd sa muudad lihtsalt nende järjestust. jah, noh, seda saab teha nagu, kui on palju tehinguid, tehingusagedus on kõrge, vaata, siis mul on nagu, kui mul on day trade'i strateegia, siis see Monte Carlo nagu annab midagi, aga loomulikult, kui sul seal 20 aasta jooksul on ainult
mingi 50 tehingut, on ju, siis noh, siis ta nagu ei anna väga palju, seepärast et sul põhimõtteliselt iga kord on nagu suht sama see distributsioon. mul on tunne, et me oleme pooled kaotajad või pooled kuulajad ära kaotanud. Alles on jäänud ainult need, kes on kuulnud Monte Carlo ja mõtlevad, et me räägime mingist rallist või ma ei tea, F1-st vormelirajast või ringlemisest. vormelist on ju. Et ülejäänud on kõik juba podcast'i kinni pannud. No aga võta siis lõppu äkki mingi ilus investeerimislugu või küsimus või teema, et kõik tagasi tuua. Tead, ma pigem jätaks, mul on paar põhjalikku teemat ja ma jätaks need järgmiseks korraks, need on natukene inspireeritud sinu suvistest blogipostitustest ja võib-olla sellised pikemad teemad. aga okei okay. ma mõtlen, et mis siin veel on sihuke, Kuule, täna mida hommikul just lugesin meediast, kas sa neid riigi võlakirju 3,3%-ga võtad või? väga hea, räägime sellest ja noh, karta oli, kui kevadsuvel sellest rääkima hakati, et ta tuleb sinna Euribor miinus on ju, noh, või Euribor flat oli ka juba võib-olla palju oodata sisuliselt või swapi määr. ja täna siis saime teada, et 3,3% kaheaastane kord aastas maksavad. no ma ei tea, mul on nagu väga raske näha, kes seda päriselt nagu erainvestoritest tõesti nüüd haarab suure, mitte ostukorvi, vaid ostukäru ja jookseb sinna internetipanka märkima, et mis see loogika seal taga on, et kui see raha on seni kontol niisama seisnud ja sa ei vaevunud tegema isegi tähtajalist hoiust, kui intressimäärad olid 5 juures, siis miks sa nüüd jooksed selle 3,3 peale, on ju. noh, ma ei kahtle, et küll nad selle raha kuidagi kokku saavad, aga, aga sihuke erainvestor, kaupleja, noh, ma ei näe täna seda nagu väga põhjust, ratsionaalset. Aga mul siin hommikul, kui nägin see uudist, siis juba oli ühes sõpradega grupivestluses, seal jagati mingeid tsitaate, et üks põhjus, see oli meediast vist võetud, üks tsitaat, et üks põhjus, miks see sobib just algajale investorile väga hästi, on see likviidsus. Et et see on palju likviidsem kui panga tähtajaline hoius. Ja no see on kontseptuaalselt tõsi, vaatame, kuidas see praktikas siis välja näeb, et me teame, missugune on meie kodumaiste pankade likviidsus järelturul, et keegi siin kusagil, mul oli endal ühe ettevõtte all väike rahapuhver ja siis mõtlesin, et mõne tuhande eest ostan ühte võlakirja. vaatasin, et keegi müüb seal paarikümne tuhandest pakki mingi mitu nädalat, on ju, keegi ei taha osta. et noh, vaatame, vaata, see on nii palju suurem emissioon, kui pangad on teinud. tõenäoliselt ollakse valmis ka suuremalt sisse minema, aga kas ta on nii likviidne, et sa saad nagu vabalt seal 50 000-ga liikuda sisse ja välja järelturul, ilma et see turgu mõjutaks ja sul on olemas see vastaspool kohe, on ju, et No seal siis vestluses, jah. jah. Seal vestluses tuli kohe järgi screenshot, et Bigbank pakub praegu 3 kuni 6 kuu hoiuse intressi 4%. Ja noh, aasta intress 4, aga 3 kuni 6 kuud hoius, mis on ka riiklikult tagatud, on ju. Ja Swedbankil oli vist 3 kuu oma 3,75. Aga noh, jah, eks seda pakutaksegi võib-olla patriootlikkuse ja selle märgi all, et näed, riigi võlakiri riigi kaitseks või mis iganes on raha vaja. Aga ega tegelikult ju ei ole ära määratud, et mis potti see raha läheb või mis see raha eest tehakse, vaid see läheb lihtsalt riigieelarve aukude lappimiseks, on ju. Ja ilmselt, ma ei tea, aga ma nagu ei, seal kuskil, kus oli nagu öeldud, et mingis KKK-s seal oli, et see raha läheb lihtsalt nagu riigieelarvesse. Et kui see nagu patriootlikkus või see riigi toetamine, no riigile annetamine põhimõtteliselt nagu välja jätta, siis ega investeeringu tootlusootuse protsendi põhjal ma ei nagu ei ole väga vaimustatud sellest 3,3%-sest ja mina intressist, täpselt kui ma siin. samamoodi, ma ei taha kuidagi nagu ka kõlada halvustavalt, ma lihtsalt räägingi ratsionaalsest investori vaatepunktist lähtudes on ju, et see 3,3 täna alternatiive arvestades ei ole väga atraktiivne, kui seal oleks meeletult hea likviidsus. nii et ma ütlengi, et mul on 50-100 000, mida ma tahan paar kuud hoida lihtsalt selleks, et
kusagil hoida raha tulu teenimas, enne kui ma lähen ostma kinnisvara või sisenen uuesti aktsiaturule, noh siis seal võib see point olla, kui tal on nõnda hea järelturu likviidsus, aga väga suuresti see ikkagi on pensionifondide, kindlustusfirmade ja nende mäng olnud ju läbi aegade ja erinevates riikides täpselt samamoodi, et fondidele ja institutsionaalsetele investoritele need riigi võlakirjad väga meeldivad, et küll neid investoreid leidub, ma arvan. kes tootlust ei taha. No vaata, neil on nagu alternatiivid natuke keerulisemad, et ma mäletan vanast ajast päris hästi, et oli vaja edasi rullida 2 miljoni suurust hoiust, on ju, tähtajalist hoiust fondijuhina, helistad ühte panka, helistad teise, kõik ütlevad, et me ei taha raha, on ju, pooled ütlevad, et me isegi ei koodi sulle midagi, me ei näita sulle mingit intressimäära ja teised annavad sulle pool alla turu, on ju, et noh, kuna meil raha on praegu palju, eriti selle tähtajaga raha me ei vaja, et mine otsi oma tootlust kusagilt mujalt või paiguta oma raha mujal. Aga võib-olla kui nüüd need institutsioonid meie tänast saadet näevad, siis nad pigem lähevad nendesse SPX-i nullpäeva optsioonidesse selle võlakirja asemel. mis sa arvad? No ja nad kindlasti teevad seda, minnes vastuollu kõikide fondi tingimuste ja kõige muu sellisega. nojah. Sarkastiliselt on ju, et noh, ikkagi on ju asjad paigas, et kui palju ja mida tohib kasutada ja mis on need varaklasside jaotused ja enamasti institutsionaalsete klientide puhul. Ma isegi ei mäleta, ma tahaks öelda, et vanasti vähemalt need tuletistehingud nagu üldse ei sisenenud sinna investeerimispiirangutesse, et üldse oleks mingi mõistlik viis, millal neid kasutada tohib. Ainus, mida ma mäletan meie klientide puhul, ma ise haldasin institutsionaalsete portfelli, teatud puhkudel oli FX overlay ehk siis valuutariski maandamine oli nagu ainus. Sest muidu oli see, et kui aktsiariski on liiga palju, võta pool maha või noh, müü osa ära. Et miks sa pead mingit overlay'd sinna hakkama peale ehitama tuletistehingutele. ja ma olen ise mõelnud ka selle peale, et milleks maandada, kui saab lihtsalt aktsiatest väljuda ja üldjuhul, kui nad ju pööravad täiesti langusesse minu jaoks, siis ma väljungi. aga lihtsalt mul on neid tugevaid liidreid võimalik kauem hoida mingi hetke tagasi tõmmetes, kui ma maandan riske nagu selle overlay'ga. aga ma tahtsin siia lõppu öelda nende nullpäeva optsioonide lahtiütlejaks selle, et see on mu kõige tootlikum strateegia, kõige stressirohkem strateegia ja ma ei soovita neid kellelegi. Väga hea. Ma ei ole siin otsa avalikult lahti teinud, võib-olla ma korra ütlen äkki järgmiste saadete teema, et viimased palju siis kuu-poolteist, umbes juuli keskel hakkas igav, et ma olen siin ka kapikaupleja jälle olnud ja just optsioonidega, aga Nice. aga mitte nullpäeva, väga hea, väga hea. täitsa discretionary. Aga no lõpetame positiivse noodiga nende riigivõlakirjade see on väga teemaga. positiivne noot, et Märten on jälle sihipärane kauplemine vol 3 või? Jah, no vol 13. ei, nagu praegu on see minutiline paus, et me optsioonikauplemisest rohkem ei räägi, aga võlakirjade, riigi võlakirjade osas, noh, kellel võib olla mõistlik seda, kui me räägimegi erainvestorist, väikeinvestorist, kuidas iganes me nimetame siin meiesuguseid, kellel võib olla mõistlik seal varvas vette pista, on see, et kui sa tahad nagu mingisugust kogemust väärtpaberitega, sa tahad kogemust ka võlakirjadega, näiteks kasvõi selles valguses, et kui tegu on kupongi võlakirjaga, siis ma isegi ei tea peast, mis see nominaal on, kas 100 või 1000 või? ma ei tea. nüüd no ütleme, et on 100, et 100 000. ostad selle 100 euroga, kuidas 100 000. ütleme, et 100 eurot on näiteks nominaal, ostad 100 euroga võlakirja ja siis sa hakkad nägema, kuidas see hind muutub, kui palju see muutub, vaatad sinna kõrvale, mis näiteks toimub Euriboriga, on ju, ja sul hakkab tekkima mingi tunnetus, kuidas võlakirjade turg toimib ja 2 aastat ei ole ka mitte väga pikk aeg, mida ei jõuaks siis nagu ära oodata, et lõpuks see raha koju tuleks ja siis sa oled juba investorina natukene kogenum, targem, kogemust on vöö vahel, on ju, ja oskad võib-olla sealt paremini edasi minna. oskad paremini raha kaotada? No ma ei ütleks, sa ju ei kaota raha, on ju, selles suhtes, kui me ikkagi võtame praegu Eesti riigi krediidireitingu ja rakendame sinna neid vastavalt sellele maksejõuetuse
potentsiaalseid tõenäosusi, siis peaks kõik olema 2 aasta pärast kenasti hästi ja me saame oma põhisumma tagasi pluss intressi 3,3% aastas. See mõte ei olnudki konkreetselt selle instrumendi peale, see oli siuke üleüldine turu mõte, et mingi aja peale oskad juba paremini raha kaotada ja siis saad aru, et maja võidab alati. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.